ükski võit ei saa sind viia liiga eufooriasse, ükski kaotus või mingisugune vigastus ei saa sind nagu kunagi viia nii musta masendusse, et sa sinna jäädki. Et igaks juhuks ütlen ära, et Trell ei olnud kõiges selles süüdi, et me edasi ei saanud. Võib-olla on isa, võib-olla on ema midagi õpetanud hoopis. Midagi nad on kindlasti õpetanud elus, ma arvan, midagi on küll kõike jäänud. Epic Bet. Tere tulemast Spordivoog podcasti. Meie tänaseks külaliseks on mees, kes on 2.03 pikk korvpallur. Ta on Eesti koondise üks liidritest. Ta on olnud ka mitmekordne Eesti aasta korvpallur. See mees on Siim Sander Vene. Tere, Siim. Tervist. Siim, nüüd on 1 kuu aega möödas EM-mängudest, kus sa Läti vastu kahjuks ennast vigastasid. On möödas 2 nädalat sellest, kui EM nii-öelda läbi sai. Räägi, mis sa oled jõudnud vahepeal üldse teha, et oled sa saanud ka trenni teha juba või kuidas sul täna läheb ja mis seisus sa täna oled? No laias laastus selles mõttes trenni teen jah, ikka igapäevaselt, et see jalg tahab nagu mingit koormusi harjutusi saada ja selline, ütleme, taastusravi protsess ja kõik see käib, et sellega peaaegu iga päev ragistame ja siin ikka siuke paar tundi ikka päevas läheb, et saada ta ilusti alla, ütleme, ja see konditsiooni ka, et see võtab omajagu aega päevast. Muu energia läheb, ma arvan, hetkel enne kui hooaeg hakkab, siis läheb erilastele vast kõige rohkem, et enam-vähem niimoodi see päeva sisustamine praegu on, et need on nagu põhiasjad või ütleme põhifookused, mis võtavad päevas aja. Wikipedia ütleb, et sa oled 2.03 pikk. Kas see on päriselt ka nii või siis tegelikult on paar sentimeetrit kuskil nipanapa juures? Ei, enam-vähem on täpne, siuke, ütleme, 202,5 või mingi selline, oleneb hommikul või õhtul, millal mõõdad siuke, aga väga mööda nagu ei ole. Okay, kas sa oled juba jõudnud palliplatsile ka või praegu on palliplatsist täiesti audud? Veel ei ole jõudnud, selle nädala lõpus on nii-öelda esimene vist proov, et siis vaatame, kuidas, no ühesõnaga jah, et mis tunne on ja kuidas see välja nagu näeb seal, et ütleme, kõik muud asjad nagu annavad juba lootust, et natukene võiks teha selliseid asju, aga noh, eks siis saab platsi peal päriselt teada, aga noh, ütleme, see side ise kui see vigastuse koht, et see nagu läheb veel 1-2-3 nädalat aega, kuni ta täielikult ära paraneb, et ütleme, korvpallini on veel ikka aega. Okay. Nüüd sa oled saanud päris palju nii-öelda ka puhata, kas oled saanud siis enda jaoks nagu aja maha võtta ja kas sul on mingisugused kõrvalisi hobisid, mida sa saad nagu ka teha siis, kui sa palliplatsil ei ole, et kas oled saanud oma hobidega tegeleda, kui jaa, siis millega täpsemalt? Noh, ma ütlen, see aja mahavõtmine on siuke nii ja naa, et eriti alguse poole oli neid, ütleme, seal mingisuguseid veel peale selle, ütleme, taastusravi siis ütleme, või selle harjutuste tegemise, ütleme, siis oli igasuguseid veel ravisid ja asju, mida pidi veel tegema, et noh, seal vahepeal läks, ma ei tea, 5-6 tundi päevas, et selline peaaegu korralik tööpäev, et ütleme, kui seal vahepeal veel pead kuskile liiklema ka või ühte majja või teise majja minema, siis kõik võtab oma aja ja et noh, selles mõttes nagu voodis pikutanud ei ole päris, et seda puhkust või kuskil soelmaal puhkamas käinud, et seda nagu ei ole saanud, aga jah, ütleme sellisest, ütleme siis profisportlase rutiinist või nagu selles mõttes nagu mingis mõttes jah, oled väljas, et nagu saalis ei käia ja palli väga ei patsuta, et mentaalselt kindlasti on hea mingisugune selline paus, et muidu see, kui ütleme, peaaegu juuli alguses alustasime ja kui siin juuni keskel alles lõpetad, et siis see on peaaegu aastane see, et selles mõttes ei ole halba ilma heata jällegi, et aga hobidest ei tea, mul ei ole selliseid, ma ei ole nii kõva discgolfi mees või ma ei padelimees nagu nii praegu neid ei saa teha, et muidu midagi sellist harrastad? Kõike ma natuke teen, suvel toksin tennist ja mingi selliseid asju mingi teen, aga nagu mingisugust nagu kindlat hobi ei ole, selles mõttes ei ole, et erilased on minu hobi, et käin ja tegelen nendega ja üritan seal nagu asju kuidagi paremini teha ja mingeid uusi asju käivitada ja kõike seda poolt teha. Siis Haapsalusse sõitmist on päris palju?
sinna ikka mõned kilomeetrid lähevad, jah. Okei. Nüüd on jah natukene sellest EM-i mängudest nagu möödas. Jah, kahjuks tuleb tõdeda, et me tegime ülihäid mänge, aga lõpus Portugali vastu jäime nii-öelda hambad ristis, jäime alla. Kuidas sina nüüd kogu selle turniiri kokku võtaksid ja mida sa analüüsinud oled peale seda? No korb, et ta nii läks ja see on nagu kõige kehvem veel enda vigastus ka sinna otsa, siis nagu ühestki küljest nagu heaks ei saa seda nimetada, eks ole, et rahval oli kindlasti võib-olla tore pidu, aga noh, siis oleks pidu veel kõvem olnud, kui oleks edasi ka saanud, et siis oleks nagu saanud öelda, et läks hästi, et aga sealt ei puudu natukene võta kinni, mis seal nagu otsustavaks saab, et heietada võib igasuguseid asju, 2 mängu väga väikese vahega, põhimõtteliselt ühe viskeme mängud, et üks pall siin, üks pall seal, kaitses üks parem otsus, et igasuguseid asju, mis oleks võinud öelda, üks põlv oleks kauem vastu pidanud või üks õlg oleks ka paar nädalat kauem vastu pidanud, oleks hoopis teistmoodi need asjad, ma arvan, ja kõik räägiksid palju rõõmsamates toonides ja trell ei saaks nii palju puid. Jah, seda olen ka mina näinud, et praegu suhteliselt palju küpsetatakse trelli, kuigi me saame aru ka, mis mastis mehed tegelikult vastas ju olid, et kas võib öelda, et kindlasti nüüd 2029 oleme me palju rohkem valmis nendeks mängudeks või kuidas sina arvad, et tegelikult see turniir andis meile selles mõttes päris palju, et me saime justkui oma nagu vead ära tehtud ja tulla tugevamana tagasi. Ühtepidi tahaks loota kindlasti jah, et mingid vead sai ära tehtud, ma veel igaks juhuks ütlen ära, et trell ei olnud kõiges selles süüdi, et me edasi ei saanud. Ka mina ei ole sellega nõustud. Seal mõned mehed käisid veel platsil ja siis muid tegureid on veel seal päris omajagu. Aga ei, tahaks loota ikka, et praegu oli ka selline, ütleme, peaaegu pool koondist oli, kes käisid esimest korda EM-il. Muidugi järgmisel EM-il kindlasti tuleb neid mehi veel, kes ei ole käinud, et kes täna välja jäid erinevatel põhjustel, siis, aga kindlasti sealt mõni mees saab. Kui palju me sellest õppisime, tahaks loota, et õppisime, eks ole, omajagu saime midagi paremaks ja see järgmine kord nagu tuleb paremini välja, aga teistpidi see 4 aastat on nii kaugel, et täpselt ei tea üldse, mis siis saab ja kuidas see välja hakkab nägema, et muidugi loodame parimat. Ma arvan, kõik teevad tööd selle nimel, et kindlasti ka paremad seal välja näha ja paremas seisus olla, aga ütlen, see on nagu, ma tean, et see aeg tuleb kiiresti, aga selles mõttes täna nagu siin liiga palju sellest heietada, et mis siis saama hakkab, ma arvan, on natukene tühine. Kui rääkida veel natukene lähemalt sinu vigastusest, siis sul on karjääri jooksul olnud ka eelnevalt vigastusi. Kuidas sa motiveerid ennast nagu tagasi tulema või milliseid sihte sa endale tavaliselt nendel momentidel sead, et kas sul on mingid kindlad mentaalsed asjad, mida sa nii-öelda läbi elad või kuidas see sinu puhul käib? Mul õnneks ei ole olnud nagu väga sellist ütleme mingit väga ränka vigastust, et mis ütleme, ma ei tea, hooaja pead vahele jätma või midagi sellist, et mis nagu ütleme siis võib-olla nii mustadesse toonidesse seda viiks, et eks peaks mõtlema, et nüüd on see läbi või midagi sellist, et praegugi, et 2 kuud, isegi operatsioonile ei pea minema ilmselt suure tõenäosusega, praegu tundub, et saab kõik korda ilma seleta, et see on kuidagi suke kannatad ära jälle ja elu läheb edasi, et eks see pauk või see rõvehetk on see esimene moment, kui see juhtub ja siis sealt edasi, ütleme, ma ei oska öelda, mõned tunnid kuni päev, eks ole, et nii kaua kui sa nii kaua kui vahele jõuab see, et nüüd läheb elu edasi ja nüüd hakkame selle järgmise asja nimel tööle, et ega siis seal nagu elu seisma ei jää, midagi teha ei ole, et need asjad juhtuvad ja siis tuleb hambad ristis jõuga edasi panna, et ega mis sa seal poole peal ikka seisma jääd. Töö ei ole tehtud ühesõnaga. Seda ka, jah. Et kui tulla selle juurde, et jah, veel vigastusest nii palju, et sa vigastasid just nimelt oma põlve, mis sa ise ütleksid, et mis on sinu karjääri olnudki nagu seni kõige nagu rängem vigastus? Kuidas see sind on mõjutanud? Kas see on jätnud sind mingitest tõsisematest mängudest eemale?
millest sa oled pidanud loobuma ja suudad sa mõnda üldse kategooriat tekitada, mis sinu jaoks on olnud täna hullem, et kas just nimelt see põlv oli, kus EM-is tegelikult jäid ilma, on midagi muud olnud? No see selles mõttes oli kindlasti valus, et terve suve teed trenni, eks ole, ja siis põhimõtteliselt seal piirdud ühe ja isegi alla poole mänguga, et ja see edasipääs nagu jäi ka veel nagu nii väikest asja taha jäi, et eks ta ikka jääb selles mõttes, ma ei saa öelda, et kripeldama, midagi ei saa teha, ega ma seal midagi ise ära ei murdnud seda põlve kuidagi või ma ei tea, ei torkinud näpuga kuskil midagi, et see lihtsalt kogemata juhtus, aga jah, et selles mõttes ta on kindlasti ebameeldiv üks nendest, aga ma arvan kõige nagu, ta ei olnud nagu kõige raskem vigastus, aga ta oli selline, mis võttis kaua aega ja oli selline hästi kehva periood oli, ma arvan, siis kui ma olin äkki nagu seal teist korda sain Žalgirises põhimeeskonda ja siis seal oli vist esimene aasta, et siis ma seal seljaga üks pool aastat võitlesin ja siis kui see seljaga juba natukene hakkas lubama midagi, siis tuli veel hüpeka opp otsa kuidagi sinna, et see oli nagu see koht, kus tollel aastal see võistkond ei olnud ka nii tugev ja ma arvan, et ma oleks saanud päris palju minuteid ja see oli nagu siuke, oleks olnud hea koht võib-olla, kus natukene, ma ei oska öelda, võib-olla särada või sellist nagu head nime endale teha, aga ütleme, et ootused olid jah suuremad ja ise võib-olla sai ka trennidega üle pandud suvel, et aga see oli jah, selles mõttes kõige valusam periood, ma arvan, et seal see selg üles ütles, jah. Sa juba natukene puudutasid seda Žalgirise teemat, eks ole. Minu info põhjal oled sa tegelikult sündinud Tartus. Kui me tuleme sinna täitsa algusesse välja, milline sinu lapsepõlv välja nägi? Kuidas sa üldse jõudsid Kossuni ja siis siit edasi saamegi rääkida sellest Žalgiri asjast? Et kuidas Tartus sinu väikese poisi eluiga pihta hakkas? Kuidas sa Kossuni üldse jõudsid? Ma arvan, nagu iga tavalise tolla ja poisiga, et õues sai kõvasti mängitud ja lollusi tehtud ja kõike seda muud lasteaia või kooli kõrvalt, et ma arvan, enamus lollusi, mida teha sai kõik ära tehtud, mis selles vanuses tehakse ja kuidagi jäin ellu ja midagi hullu ei juhtunud, aga korvpalliga, kuna mõlemad vanemad mängisid, siis ega mul nagu suurt valikut ei olnud selles mõttes, et nii ema kui isa olid trennides või võistlustel ja kuskil pidi kogu aeg kaasas olema, et päris väiksena veel nagu üksinda koju ei jäetud, siis ainuke variant oli, et lähed saali kaasa ja kuidagi see on selline loomuliku elu käiguna tulnud, et mingi hetk ma seal Tartus korra käisin ka jalkatrennis, aga see suts ei suht lühikeseks. Et jalgpallurit ei saanud sinust mille pärast? Ma ei teagi, me toet nagu kolisime Tallinnasse ka ja Tallinnas me nagu ei mäleta, et isegi oleks olnud mingit vestlust, kui mõtled, et läheks jalkatrenni, siis läksin kohe Kossutrenni ja nii ei. Ja läks natukene aega mööda ja tegelikult sa liitusid Leedu ühe tippkooliga, Sabonise kooliga, olid ka Žalgirise süsteemis. Kas see on kindlasti sinu üks elu muutvaid samme? Kuidas sa analüüsid, et milline samm see siis sinu noorukeas oli? Et mis on need põhiasjad, mida sa sealt said tänaseks? Kuidas sa seda üldse analüüsid, seda kõike aega? Suht pikk teema, ma arvan. Et ütleme, kui selline nooruki või vara teismeas mingis mõttes ikkagi laps visatakse täiesti võõrasse keskkonda. Ainukene asi, mis sul nagu enam-vähem tuttav on see, et pall põrkab saalis sama häälega, et ülejäänud kõik on teine sinu elus, et eks see kasvatab ja muudab inimest, ma arvan, oma jagu, et seda perioodi või seda aega seal nagu kuidagi alahinnata nagu on ma arvan, suht võimatu, et just see, ütleme, varateismelise aeg ja ütleme siis pärast seal veel nagu nii-öelda meheks siis sirgumise aeg, et kokku lõpuks see periood oli, ütleme, selline 10 aastat, et eks ta ikka nagu kujundab inimest isiksusena, maailmavaadet, ütleme, sellist endast ja maailma asjadest arusaamist võib-olla ja kõike seda juurde, et
ütleme, kui lapsepõlves nagu mingisugused võib-olla piirid saavad selgeks, siis ikkagi sa veel nii palju ei jadu, kui pärast selles hilisemas eas ja seal sa ikkagi õpid, ütleme siis päris elu nii-öelda, kuidas päriselt ellu jääda, kuidas päriselt asjadega toime tulla ja kuidas ise kuidagi nii-öelda ellu jääda ja kõige selle sinu ümbritsevaga kas siis suhestuda või ütleme sinna sisse siis kuidagi sulada, et kindlasti see mõjutab ühte noort inimest väga palju, ma arvan, aga ma nagu mingit liiga halbu mälestusi kuskilt ei ole, et ma usun, et see nagu vormis enam-vähem inimesuselt lõpuks. Mida sa sealt lõpuks võid öelda endale nagu Kossu poolest selgeks said? Mis võrreldes Eestiga, mida sa sealt enda jaoks selgeks tegid, millised nii-öelda elemendid kõige rohkem välja arenesid, mis täna sinuga nii-öelda igapäevaselt kaasas käivad? Niimoodi üks ühele on seda suht keeruline võtta, et ma arvan, ma nagu enne olin ka selles mõttes suhteliselt nagu universaalne ja mitmekülgne, aga eks seal neid asju nagu lifiti juurde ja siis nagu natukene paremale tasemele, et ma arvan kõike, et nii põrgatamist, mängu lugemist, ma ei oska öelda, kaitses mingisuguste asjade tegemist, et ja eks samal ajal ju see, ütleme, korvpall ise ka kogu aeg muutub, et sealt mitte, kui ma läksin, mitte väga palju hiljem läks 3 joon kaugemale, eks ole, et kõik need sellised nüansid ja selline vaikne areng kogu aeg, et ühtepidi eneseareng ja teistpidi nagu mängu muutumine ka kogu aeg ajas, et ühte mingit kindlat asja nüüd on raske välja tuua, eriti ma ütlen, kuna see periood oli ka veel nii pikk, et üks laias lastus seal ikkagi kõik sai oma sammu kuidagi edasi tehtud maal. Ehk siis sa ei oska tuua konkreetselt mingisugust elementi, pigem igas asjas sa midagi natukene nagu arenesid ja täna nende tõttu oledki sa vorminud ennast selliseks? No ma arvan küll, ei saa öelda, et ma seal õppisin jalge vahelt põrgatama või ma ei tea, selja tagant pealt panema, et midagi selja tagant pealt nagu nii kunagi ei ole pannud. Ilmselt ei pane ka, aga et jah, et mingi sellist ühte kindlat nagu elementi, mida ma nagu varem ei teinud või et mulle tuleks kohe meelde, et ma nagu seal ära õppisin selle konkreetselt, et midagi nagu mul sellist ei tule, ma arvan jah, et pigem see on selline üldine protsess, kuidas igapäevaselt käib töö nagu kõikide asjade nimel, et üks päev teed ühte, teine päev teed teist, aga nagu see üldine pikk protsess on nagu kogu aeg selline järjepidev töö. Nagu sa ütlesid, et sa oled juba olnud noorest peale selline universaalne mängija. Kas sa ise ka arvad, et see on sinu üks nagu tugevamaid elemente, et olla nagu just see universaalne, et suudad nii kaitses mängida, visata, isegi 2 erinevat positsiooni tihti peale täita, et kas see ongi ka sinu jaoks sinu enda tugevus või mida sa täna Kossu poolest enda tugevuseks nagu võtad või nii-öelda eneses hindad? Ma arvan küll jah, et mingis mõttes on ta ikka tugevus, et kindlasti ta mingis mõttes on ka nõrkus, et kui sul nagu oled kõiges nagu peaaegu hea, siis kuskil nagu võib-olla päris maailma tasemele võib-olla hea ei ole, eks ole, et seal võib-olla mingi nõrkuse koht ka, aga pigem ma arvan jah, et seda nagu läbi karjääri on nagu hinnatud ja selle järgi ma oma töökohad olen nagu saanud, ma arvan jah, et selline mitmekülgne platsi peal jah, kes nagu võib 2 võib-olla isegi 3 positsiooni enam-vähem seal ära täita ja enam-vähem saab hakkama ja liialt ei piirise ka kuskil. Kas kuna sa oled nüüd peale ka seda salgirisüsteemi väga paljudes erinevates tiimides mänginud, väga paljudes erinevates riikides, kuidas sa nende riikidega kohaned? Kas sul läheb see lihtsalt, kas sul ei ole selles mõttes vahet, kelle eest sa mängid, kuidas sa mängid või kuidas sul see kohanemise periood on seni läinud ja kuidas sa seda poolt analüüsid? Ma arvan, laias laastus läheb jah, suhteliselt lihtsalt see kohanemine, et midagi võib-olla natukene teed oma kodutöö ära, midagi oskad oodata, siis juba ütleme sealt mingid põhipunktid või asjad saad nagu natukene saad teada.
täna on juba selles mõttes ka natuke lihtsam, et suure tõenäosusega keegi on juba seal olnud kunagi, et kellegi käest on midagi küsida, et nii palju on olnud võistkonnakaaslasi, et kuskilt mingi info ikka saab, et oskad juba natukene midagi oodata, aga jah, ma nagu ei mäleta, et kuskil oleks olnud väga, väga raske mingisuguse kohanemisega, et lähed kohale, hakkad vaikselt peale ja küll sa siis ära harjud, et nii saamatu nagu ei ole, et ei saaks hakkama, et poed leiad üles, inimestega saad, kui alguses jutuga ei saa, siis kätega ikka kuidagi saad selgeks tehtud, mida sul enam-vähem vaja on ja trennis käivad asjad ikka selles mõttes ühtemoodi, et palju on vaja ikkagi läbi rõnga lõpuks saada ja riietusruum on ka ühe koha peal, et ossupallad saad kinni, et seal nagu liiga midagi keerulist minu arust ei ole, et võib-olla see keerulisem osa on natukene seal väljaspool platsi või ütleme väljaspool saali, aga midagi nagu ületamatut ei ole siiamaani veel tulnud. Aga milliseid rolle sa oled pidanud nagu kandma, et kuna tiime on tõesti olnud nagu väga palju, neid ei saa isegi 2 käesõrmedel peaaegu et lugeda, eks ole, siis kas need rollid on olnud erinevad või enamasti oodatakse sinult ühte ja seesama nii-öelda universaalset Siim-Sander Venet või need rollid on olnud nagu erinevad? Ütleme, laias laastus vast on enam-vähem ühte ja sama, mõni lihtsalt ootab, siis ma ei oska öelda, natukene agressiivsemad, mõni võib-olla tahab siis natukene sellist rohkem meeskonnamänglikult, et mõni tahab sult lihtsalt natukene rohkem punkte ja teine tahab, et sa oleksid lihtsalt mees õigel ajal õiges kohas nii-öelda, et aitaks seda võistkonda kuidagi koos hoida ja teeks omad asjad ära õigel ajal ja teed õiged otsused väljakul ja kõike sellist asju, et mõni rõhub rohkem punktidele, mõnele jaoks see lihtsalt ei ole nii tähtis, ta tahab jah lihtsalt sellist, ütleme, minust parimat siis võib-olla kätte saada või midagi sellist. Kas kõik need rollid sobivad sulle iseenesest või on mingi roll, millest sa nagu tahaksid nagu enim nendes võistkondades olla, liider, igaüks tahab meist liider olla, eks ole, punkte skoorida ja nii edasi, aga sa kohaned nende rollidega ka suhteliselt kiiresti või on nagu mingid asjad, tahes tahtmata sa püüad ennast sulanduda sellesse seltskonda, palutakse sul olla, ma ei tea, kaitses üks kõige kõvemaid kalasid, et kas sa üritad ennast kuidagi motiveerida, et sa sellesse seltskonna sobiksid parimaks kaitsemängijaks või pigem sul lähevad kõik need nagu elemendid lihtsalt? Ei eks alguses on ikka, et iga hooaeg eriti, kui on selline, ütleme, see võistkond on nagu uuesti komplekteeritud või hästi palju mängijaid on vahetunud, et eks seda otsimist ja sellist kompamist on ikka omajagu, et kellest kujuneb välja see, ma ei oska öelda, punktimees ja kellest kujuneb välja mingisugune, ma ei tea, söödumees, mis iganes, kuidas need rollid seal välja kõik kujunevad, et eks seda kompamist seal alguses ikka on, aga suures pildis, eks me enam-vähem ikkagi kõik teavad, mille jaoks keegi sinna toodud on, et sa saad aru, et sa ei lähe suurde võistkonda number 1 punktiviskajaks võib-olla mõnes nagu eluetapis, et sinu asi on seal võib-olla mingeid teisi asju teha ja ütleme, need punktimehed peavad siis oma asju tegema ja selles mõttes sa pead need aitama, et muidugi ise tahad ka oma punkti kirja saada, päeva lõpuks ju see toob sulle ka toidu lauale ja sa pead need enda kohad ka sealt üles leidma, aga jah, ütleme sellist rollide otsimist ja seda natukene ikka on, aga see, ma ei tea, võib-olla nii kaua siis mänginud, et see on nagu tavaliseks või selliseks loomulikuks saanud, aga selline, ütleme, võitlusmoment või selline, jah, koha eest nagu olelusvõitlus, see ikkagi mingil määral on ikkagi iga hooaja alguses. See aasta saab siin seostada Leedu tiimis Julaiga. Miks selline valik, et kas ring hakkab vaikselt tagasi tulema nii-öelda Baltikumi poole või miks Julai? Ma ei tea, jah, kuidagi tundub Poola ja Leedu ja tundub, et mingi ring hakkab täis saama, et aga seal ühtepidi seda kindlasti, teistpidi seal on ka, ütleme, omajagu muutusi toimunud vahepeal seal, just öelda, pool aastat, poolteist täpselt see aja on natuke paigast ära, tuli suhteliselt uus omanik seal nii-öelda. Sellest aastast on uus GM, uus treener, et natukene seal on midagi muudetud
GM ja treener mõlemad minu jaoks väga tuttavad mehed, ütleme sellise ma tean, mis inimesed nad on ja ma tean, mida nad enam-vähem nagu tahavad, nõuavad ja vaimusilmas ette näevad, et kuidas see asi toimiks, et sellised asjad said kokku, kui sa nagu mingi võistkonna valid, siis nagu mingisugust pilti nagu tahaks sinna veel juurde, et ei ole lihtsalt see, et lähed kuskile kossu tegema ja vahet ei ole, et makske kõige rohkem raha, et siis võib-olla võiks proovida kuskil, ma ei tea, seal, kus sõda ka käib kogu aeg, et siis saaks niimoodi ka, et nagu mingisugune väike nüanss seal juures võiks kogu aeg veel olla, mis nagu on huvitav ja praeguses eluetapis ma arvan, see tundus nagu nii palju huvitav, et sai selline valik tehtud. Mis rolli sa seal täitma täna hakkad? Kas sul on juba nii-öelda ära räägitud, mida sa täpsemalt tegema pead, kuidas, kui palju? Eks me ikka mingisuguseid arutelusid pidasime, öeldi, et 4 ameeriklast on ja kedagi oleks vaja neid natukene seal ohjeldama ka. Ei, eks ta samasugune kokkuvõttes universaalne roll on jah, et täna on juba seda vanust ja kogemust ka, et ikkagi seal need, ütleme nii, mõnedki ameeriklased ja mõnedki leedukad on seal, ütleme, nooremapoolsed sellised, et ikkagi sellist kogemust ja seda poolt ka sinna võistkonda, et nagu ikka, kõike natukene ootavad mult. Põhiskoorijat sinust ei saa või saab? Ma ei tea, me ei ole veel koha peal jõudnud, me ei ole kõiki mehi veel näinud, et vaata, mis saab, et mina tean, mis elu toob. Võib-olla, et kaitses üks kõige kõvemaid kalasid hoopis. Ei tea, äkki jah. Põlv muutub ja kõik on teistmoodi. Okay. Kui rääkida teemal eeskujud, siis sa ennist nagu mainisid, et kossu juurde sa sattusid põhimõtteliselt niimoodi, et sinu vanemad tegelesid, tänu neile läksid sina, läks ka sinu vend kossu, aga keda sa nagu isiklikult täna võtad selliste eeskujudena? Vanemad on meil alati olnud eeskujuks kõikidel mingis eluetapis, aga kui võtta nagu üldse kossumaailmast või üleüldse maailmast, siis kes on sinu jaoks täna need suurimad eeskujud? Täna nagu korvpalli võib-olla enam niimoodi ei vaata, et tahaks kellegi moodi olla või midagi sellist hirmsasti, et kindlasti nooremana jah, ma nagu ei mäleta kunagi seda hetke, et vanemad oleksid olnud eeskujuks ja kindlasti nad olid mõjutajad, eks ole, et kui nad juba ise trennis käisid, siis tahes tahtmata see mingisugune seeme seal mulda istutatakse, et ja mingisugune harjumus tekib ja mingisugune huvi ja ütleme kõik see sinna juurde, et kindlasti see mõjutab, ütleme, noort last. Aga ma ei tea, eks neid mängijaid on seal olnud erinevaid, aga need ka nagu eluetappides muutuvad kuidagi vastavalt, ütleme, vanusele ja mingisugusele jälle, ütleme, sinu enda arengufaasile ja kõiki selliseid, et seal ma ütlen, nii mõnigi on neid olnud, ma ei tea, Dirk Novitski võib-olla oli kõige kauem, eks ole, keda nagu sai vaadatud ja mingisuguseid liigutusid üritatud järgi teha ja nii-öelda õppida midagi sealt teiselt. Pärast mingi aja, et Carmelo Anthony meeldis väga, et see ründe arsenal, mis seal oli väga nagu muljet avaldav, ütleme, et ja kindlasti seal on nagu veel olnud erinevaid mängeid erinevatel ajahetkedel, et need ikka on, aga jah, täna nagu, ütleme, mängija poole pealt oska öelda niimoodi midagi nagu, enamus need, kes meeldivad, need on minust noorem kuidagi, siis raske eeskujuks võtta. Okay. Kui rääkida jah, nagu samal teemal nagu eeskujud on, siis sa oled kokku puutunud hästi paljude treeneritega, hästi paljude mängijatega. Kas sul tuleb nagu mõni siuke eredam asi, mida sa kellegilt oled õppinud ja mida sa endaga kaasas kannad? Kas on mõni treener midagi sellist erilist ütled, mida sa kuni tänase päevani endaga kaasas kannad, toimetad selle najal, võib-olla mõni NBA superstar on midagi ägedat ütled, mis sind kaasas kannab. Kas on midagi sellist ka? Kindlasti midagi on ja kindlasti samamoodi, et nagu mingisugused võib-olla on isa, võib-olla on ema midagi õpetanud hoopis. Midagi nad on kindlasti õpetanud elus, ma arvan, midagi on küll ikka jäänud. Aga nagu
need on ka, ma ütlen, et ma arvan, et nagu ajas muutuvad mingisugused asjad, et sa ise arened mingisugused asjad nagu, mis vanasti tundusid nagu head ja mõistlikud, täna on võib-olla sellised iseenesest mõistetavad ja tavalised, et sa isegi ei pööra nagu tähelepanu nendele ja samas nad nagu kipuvad siis meelest ära ka minema, et kes seda päris täpselt ütles või kus see nagu tuli, et aga üks siin mitte väga ammusest ajast oli hoopis üks selline, ütleme ka klubi GM või selline, kes mulle nagu mitu korda ütles ja mul mingi aeg jäi nagu endal mõttesse, ta ütles kogu aeg, et never too high, never too low, et nagu kunagi ükski võit ei saa sind viia liiga eufooriasse, ükski kaotus või mingisugune vigastus ei saa sind nagu kunagi viia nii musta masendusse, et sa sinna jäädki, et kogu aeg peab seal kuskil vahepeal, jah, rõõmustada võib, jah, kurvustada võib, aga nagu sa pead kogu aeg suutma ennast nagu kogu aeg sealt kuskilt tagasi tuua ja samal ajal nagu siis kas seda õnne siis nagu piisavalt kontrollida või siis seda valu või kaotust, ütleme, siis ka nagu samamoodi kontrollida, et sa nagu ei vajugi sinna ära või et kui see nagu liiga eufooriasse minek on, siis sealt kipub see allatulek tavaliselt olema kiire ja valus ja teistpidi, et kui sa sinna nagu liiga sügavale vajud, siis mõned ei saagi sealt tulema, et see on nagu, ma arvan, selline päris hea nagu tähelepanek või asi, mida aeg-ajalt rõhutada endale ka. Ühesõnaga ei tohiks endale rahapatakaga lasta pähe lüüa, ära tõusta, see väga kasu ei too. Ikka võib, kui on nagu väga hea raha, aga seda tuleb siis mõistusega võtta kuidagi, et raha vastu ikka võib võtta, aga jah, et nagu siis sellega kõik see muu kaasneb, ma arvan, see on see, mis tavaliselt tapab inimesi või ütleme, nad siis halvale teele viivad. Asjad olgu parlanksis. Jah, pigem võib-olla lihtne kokkuvõte, jah. Okei. Sa rääkisid siin GM-idest, erinevatest muudest tegelastest. Sul on olnud kindlasti karjääri jooksul palju mälestusi, sest tõesti see Kossu nii-öelda karjäär on olnud ka juba piisavalt pikk. Mis on see eredam mälestus, mida sa nagu täna, praegu ja kohe nagu mälestad? Mis sulle esimese asjana pähe lööb? Kas on mõni võit, mõni võidu ise, mõni inimene? Mis täna esimese asjana pähe lööb? Kas ikkagi see EM, kas midagi muud? Mis on täna selline kõige eredam mälestus hetk, kas korvpalliplatsilt, võib-olla, ma ei tea, keegi rõivistus on mingisuguse naljaka asja teinud, mis on kõige eredam hetkel pähe lööb? Mis on see eredam hetk? Need on ikka ka oma jagu tuleb meelde kohe. Nii kaua, kui sa küsid, nii kaua mingid episoodid jooksevad läbi, et neid tekib, aga ma arvan, korvpallis võib-olla sellised, ütleme, mänguliselt võib-olla kindlasti eredad hetked on need olnud, kui me sinna EM-ile saanud oleme, et ma olen 2 korda seda saanud, ütleme, siin vanasti Suurhallis, täna Unibetis see aasta, et need on nagu kindlasti siuksed ütleme, siuksed kananaha tunded natukene, et iga kord, kui mõtled, et esimene kord, kui see Bulgaaria mäng oli seal, see tolle aja Suurhall täiesti täispakiti, see oli megaelamus siin seekord ka, kui me ikkagi sellest Makedooniast jagu saame, ta ikka on siuke, ütleme, kergendus ja rõõmutunne koos, et jälle midagi sai, et need on kindlasti head hetked. Ütleme, kogu see etapp, et Jeruusalemmiga Final Fouri pääsemine ja siis seal ütleme veel poolfinaali võitmine ja see kõik kokku väga sellise värvika treeneriga, kellel täpselt seal, kui me turniiril jõudsime, ema suri ära veel, et nagu selline emotsionaalne hetk ka veel sinna juurde, et kõik, et sellised ka midagi, mis jääb igal juhul meelde, et ja siis ütleme seal mingisugune algusaastatel, kui meil oli nagu väga hea punt oli seal noortest Leedus, kui ma alguses olin, et seal ütleme ka sai nalja ja lollusi sai oma jagu riietusruumis, et see oli ka kindlasti väga äge periood. Mis lollusi tehtud sai? Oi, igasugused seal ainult nimeta, et ma ei tea, ma arvan, kõik proovid teha, mida peaaegu teha sai seal. Kas on mõni lollus, mida sa siirad kahed?
kuskil nagu midagi kriminaalset, ma arvan, teinud ei ole õnneks, nagu nii palju on ikkagi mõistus enam-vähem peas, et ma arvan, et sellised, ütleme, piisava taktitundega siis ütleme lollused või mingid sellised asjad, mida kõik ütleme noores peas kuskil enam-vähem midagi proovivad, et sellist piiride kompamist, ma arvan, seal oli ikka oma jagu, et aga jah, selles mõttes ei mäleta, et keegi oleks kuskil kinni võetud või keegi oleks mingisuguse nagu väga hullu vigastuse või mingisuguse asja kuskilt saanud tänu sellele, et me lollusi tegime, et võib-olla joppas, aga võib-olla nagu ei läinud ka kunagi liiga palju üle piiri. Kas sinu noorusest on üleüldse midagi kahetseda või siis kas sa teeksid midagi teistmoodi, kui sa nüüd täna uuesti oma noore Siim-Sander Venega vastamisi seisaksid, kas annaksid talle mingi teistsugust nõu, tee midagi teistmoodi, ära mingisugused lollusi tee, kas teeksid midagi täna teistmoodi? Kui kahetsust küsida, siis ma ei tea, aga ei oska midagi kahetseda, et iga asi saab tehtud omal ajal mingisuguse põhjusega ja kunagi ei tea, kas kui oleks midagi tegemata jätnud, siis kas oleks nagu midagi paremaks teinud või oleks võib-olla hoopis halvemaks teinud, et väga nagu liiga palju mingeid asju võib-olla kahetseda ei oska, ei näe mõtet ka noorele endale, ma ei tea, nagu midagi sellist drastilist ei ole, mida ütleks, et no kuule loll, et nagu seda küll rohkem ei tee, et läheks hoopis teist rada pidi. Et pigem kui sihukesel teemal midagi eietada, siis nagu mitte mingil juhul ei vahetaks, aga oleks pull näha lihtsalt teine tee, kui ma ei oleks valinud Salgirist, oleks valinud mingi teise tee, näiteks Malaga, et kuhu see tee oleks läinud, aga nagu vahetada ei tahaks lihtsalt ühe korra veel teha. Teeksid sama ühesõnaga sama ringi läbi, aga lihtsalt läheksid teise võistkonda, vaataksid, mis siis saab. Jah, prooviks natukene, jah, ütleme, või mis natukene, pigem ikkagi täiesti teist teed ja oleks nagu huvitav näha, mismoodi see kogu asi nagu siis välja kujuneb ja kuhu maale ja mis siis saaks, et see oleks lihtsalt huvitav näha, aga jah, seda nagu valu hinges kuidagi ei ole, et kurat, miks me sinna ei läinud või miks me seda ei teinud, et tahaks hirmsasti vahetada, et seda ei ole, et see on lihtsalt siuke laua taga eijetamise teema, et et kui midagi, siis võib-olla lihtsalt seda prooviks. Arvatavasti ka maksimum sai tegelikult välja võetud, eks ole, või kuidas sina hindad? Kindlasti alati saab paremini, alati saab rohkem, et nagu ma ütlesin, see üks võib-olla see nii-öelda see hea hetk läks seal selle selja ja jalaopi taha, eks ole, kus oleks saanud midagi veel nagu paremaks minna ja rohkem nagu kuskile pildile või mine tea, mis oleks võinud juhtuda, aga teistpidi võib-olla ei oleks midagi head juhtunud, võib-olla oleks hoopis kehvemas seisus olnud, aga kindlasti saab rohkem alati välja pigistada ja võib-olla päris maksimumi ikkagi kätte ei ole saanud, aga nüüd kuskilt kõvasti lati alt, ma arvan, et ei ole ka läbi lõinud. Arvatavasti ma loodan, et vaatajad teavad, et sa tegelikult oled seotud Haapsalu erilastega. Kuidas sa nendeni jõudsid? Kuidas te kokku saite? Kuidas see teekond sinu juurde tuli? Läksin Haapsalusse, sain eriselt neelata. Okei. Ei olnud. Ei, mingi aeg, ei tea, elus ikka otsid sihukest oma kohta või midagi sellist nagu ühesõnaga, elus otsid midagi oma elus ja kuidagi ma sinna Haapsalu sattusin nii pooljuhuslikult, umbes nii, et ma ei tea, Pärnusse ei viitsi vaata midagi muud kaardi pealt ja siis üks oli veel mere ääres, läksin Haapsalu peaaegu nii, et aga kuidagi hakkas meeldima seal ja elasime mitu suve ja käime siiamaani kogu aeg nii palju kui saab ja väga meeldib see väike linnakene ja selline mõnus olemine seal, aga kui ma seal tiksusin ja pidin nagu ju ennast kuidagi vormis hoidma ja trenni ka suvel tegema, et mingi hetk vaatsin, et see asi kuidagi nagu on jube õnnetu seal, et kunagi, ma tean, ise mäletan, et Haapsalus oli nagu, tihti olid igasugused turniirid ja sai käidud seal aeg-ajalt ja mingisugused võistkonnad olid seal alati ja mõned kutid olid seal isegi koondises või koondise kandidaadid,
et nagu midagi seal toimis ja et oli, noh, ma mäletan veel vanemate vahel, kui sai mängitud, siis seal ikkagi olid nagu kõvemad sellid veel ja et noh, midagi nagu kogu aeg toimis, et või toimus vähemalt. Aga siis nagu tollel ajal tundus, et nagu liiga palju ei toimu ja mingid asjad seal nagu jooksid kokku ka, et kamraad Mikk, kellega me koos seda teeme, et tema täpselt lõpetas Tallinnas ülikooli, tahtis kodulinna tagasi tulla, igal juhul kodulinnas midagi teha, et ja selline info minu jõudis, et selline noormees on koha peal olemas, noh, siis mul juba mingid mõtted olid seal enne juba peas, et midagi võiks teha nagu Kossu suunal veel, aga see nagu natukene jooksis siis nende mõtetega kokku, et kui selline inimene on olemas, kes tahab kodulinna tagasi tulla, ütleme, pealinnast väiksesse linna, no siis tuleb ikkagi järel sarvist haarata ja midagi siis proovida ära teha, et kuna ta oli ise ka korvpallitaustaga, ta oli kunagi Audentases käinud ja noh, ütleme, et oskab mängida ka, siis ta tahtis ise ka ilmselt mängida, tegime võistkonna, leidsid, hakkas me väikselt noori treima ja nii see teekond enam-vähem algas, et tänaseks oleme esiliigasse välja jõudnud. Noori tuleb ka vaikselt kogu aeg juurde ja ütleme, selline loomulik protsess nagu toimib. Kas eelmises podcastis käis meil Rain Veidemann, eks ole, siis Veidekas. Ma küsisin, kuna tema on see aasta seotud Haljalaga tihedalt, siis ma küsisin, et kes on need suurimad rivaalid see aasta. Ta ei tahtnud nüüd küll sinu nime kõvasti öelda, sest ju siis ta Haapsalu erilasi väga nagu rivaaliks ei pea, aga keda sina tänavu suurimateks rivaalideks esiliigas pead? Millised on ka eesmärgid, kuhu te tahate jõuda ja millised plaanid see aasta on? No ikka põhieesmärk on Veidekal ära panna siis, kui ta väga suureks rivaaliks ei pidanud meid. Aga ei, no eks meil, iga kord tahaks jälle natukene paremini, et siiamaali meil enam-vähem on õnnestunud, et kui me võtame, meil hakkab 5. hooaeg, esimene hooaeg me jõudsime teises liigas napilt play-offi, teine hooaeg saime pronksi, 3. hooaeg saime finaalis napilt, aga jäime hõbedale, aga siiski tõusime üles liigasse, eelmine aasta saime juba esiliigas play-offi. See aasta tahaks jälle natukene sammu edasi, et eelmine aasta, põhiturniiril oli 8. veerandfinaalis kukkusime välja, ilus unistus oleks võib-olla siis vähemalt 6. see aasta, aga enne seda, et 6. saada, siis on vaja play-offi saada ja selleks, et play-offi saada, on mitte vaja liigast välja kukkuda, et võtame nagu rahulikult, üritame oma asju iga aasta natukene paremini teha, oma keskis ikkagi natukene unistame ja loodame, aga jah, ütleme, midagi liiga suurt me kogu aeg ei pauguta, et proovime sellist naturaalset protsessi kuidagi käimas hoida ja kasvada nii võistkonnaga, nii tulemustelt kui ka ütleme siis klubi või sellise organisatoorse poole pealt ja kõike seda arendada, et ühtepidi jah, me tahame, et mehed mängiksid või ütleme esindusvõistkond mängiks siis nagu võimalikult kõrgel tasemel, eks ole, ja seal ka võimalikult hästi esineks. Täna esiliiga on kindlasti meie jaoks veel piisav koht tulevikus, muidugi mõtleme kindlasti ka meistriliiga peale, aga sinna läheb veel aega. Aga ütleme ikkagi väga suur fookus on ikkagi ka noorte peale, et kui esiliigas mingisugune asi ebaõnnestub, siis sellepärast nagu kogu klubi kokku ei kokku kohe ja et see ei ole nagu see põhifookus, et ütleme, mingisugused asjad käivad see nagu paralleelselt, iga asi nõuab oma energiat, oma aega ja kõikidesse me nagu panustame ka ja oma eesmärgid me seame, ma ütlen, et kõige väiksem on mitte välja kukkuda ja kui 6. koha saaks, siis oleks juba väga hästi. Kui peaks midagi fenomenaalset juhtuma ja saame medali, siis võtame kindlasti vastu, aga täna see nagu liiga võib-olla veel reaalne ei ole. Siis step by step ja tegelikult ka ikkagi meistriliiga eesmärk võiks olla õhus? Mõte ikka on jah, et kui sa midagi tegema hakkad, siis mingisugune plaan ja visiooni ikka on ja
mingisugused ootused ja lootused ka sinna juurde, et ikka tahaks, et ju mingi aeg tahaks, et oleks suurem saal ja tahaks, et oleks ägedam võistkond ja tahaks, et oleks rohkem rahvast ja rohkem raha ja kõike seda, eks ole, seal taga, aga jah, vaikselt step by step läheme ja vaatame, kuhu välja jõuame, et üritame, kauge see nagu eesmärk kuskil on olemas, aga kindlasti see ei ole midagi sellist, mida nagu jõuga minna tegema ja et me nüüd kindlasti peame järgmine hooaeg sinna saama, et ei ole. Vaikselt areneme, kasvame ja läheme jõudumööda. Minul on tegelikult see käekäik päris hästi selge, sellepärast et circa 2-3 aastat tagasi oli mina Tartu Rocki võistkonnas, kus me tegelikult Haapsalu erilastel saime 3.-4. koha mängus saime tuppa, nii et selles mõttes tuttav asi, kui sa rääkisid nendest nii-öelda saavutustest, siis tegelikult ka minule lõid need pildid ette, et okei, õige, tõsi, täpselt nii oli. Siis ajalugu ei oleta ikkagi, et vaikselt oleme tulnud ja ma arvan, et nagu selles ajaperioodis nagu selle rütmiga, mis me oleme tulnud, ma arvan, et on nagu täiesti okeilt. Muidugi, saab kindlasti paremini, suurema raha eest saaks palju kiiremini ka kõike teha, aga jällegi, teine asi, mida raha eest ei osta, on, et lapsed kiiremini ei hakka kasvama, et see võtab niikuinii aega ja siis nagu ma ei näe nagu põhjust nagu niisama üle varjuga kuidagi hüpata, et teine asi, mis mul nagu kuidagi kuklas kogu aeg on, et asjad, mida üritatakse kiirelt teha, kipuvad ka kiirelt kokku kukkuma, et see on ka võib-olla üks põhjus, miks neid asju niimoodi teeme. Nõus. Aga kuidas üldse kogukond on teid nagu vastu võtnud? Kas inimesed ikka tulevad saali, vaatavad mänge, kuidas sa seda kogukonda asja nii-öelda hindad? Jällegi, ma arvan, saab kindlasti paremini, aga ma arvan, et on täiesti okeil tasemel jälle. Eelmise aasta keskmine oli kas 198 või 199 inimest, ütleme väga napilt 200 alla. Et ei saa öelda, et nagu iseendal ainult teeks, et kedagi ikkagi huvitab veel, et ikkagi rahvast käib saalis, elavad kaasa, on trummitagumist vahepeal ja sellist kaasaelamist ja eks sealt vahepeal mingit nurinat ja kriitikat tuleb ka, kui midagi kehvasti läheb ja kohalik leht kirjutab ja et nagu kellegi ta ikkagi midagi korda läheb ja see eks see kogukonna kasvatamine käib ka samamoodi, ta ikkagi võtab aega, ütleme, ühelt poolt enda nagu ressurssidelt, ajalistelt ja rahalistelt ressurssidelt ja teistpidi ikkagi nii kaua, kui inimesed sind või seda, ütleme siis produkti nii-öelda omaks võtavad ja sinna kuidagi oma südame siis nii-öelda külge panevad või nemad sellest nagu päriselt hoolima hakkavad, et eks see võtab ka igal ühel erineva aja ja eks neid vaikselt tuleb juurde, me kogu aeg natukene üritame jälle iga hooaega natukene rohkem panustada, et neid inimesi rohkem kaasata, et neid inimesi rohkem sinna juurde tuua, et neid inimesi rohkem saali tuua ja üldse seal nagu kogukonnas ja ütleme kohalikus eluolus seda nähtavust siis ütleme ja teadmist suurendada. Ma arvan, et samamoodi sellisel vaiksel kursil kogu aeg see kasvab, pealtvaatajate arv on iga aasta natukene kasvanud. Ma arvan, nende erinevate inimeste, kes saalis käivad, hulk on iga aastaga natukene kasvanud, et tuleb uusi lapsi trenni, kelle jälle vanemad on pool sunnitud korvpallielu sisse astuma ja eks see teadmine niimoodi vaikselt kasvab ja kasvab see kogukond ka seal taga, et eriti on see, kui nagu, ütleme siis see esindusmeeskonna nagu edu siis mingil määral või ütleme mitte ebaedu siis nagu veel nagu annab sinna seda juurde ka, et siiamaani see on kõik naturaalselt kuidagi enam-vähem välja tulnud ja ma loodan, et me suudame seda nagu jätkata ka, et sellel ütleme lainel, et me ikkagi vaikselt suudame seda kogukonda kasvatada ja enda ümber ja kogu selles, ütleme siis linna ja maakonna sees seda nähtavust suurendada. Kes veel ei tea, siis ühesõnaga kohe on tegelikult ju hooaeg pihta hakkamas. Ilmselgelt tulge saali mänge vaatama. Esiliiga on tegelikult ülilahe ka erinevate mängude poolest. Mina olen jõudnud ka Eestimaa ülikooli Kadrina Karude mänge vaatamas käia ja tegelikult ülipalju huvitavaid kujusid on ja tegelikult ka jällegi mingisugune toode, mida on nagu ka lahe vaadata.
et vanasti mina seda esiliiga asja rohkelt ei hindanud, alati käisid ikka meistriliiga mänge vaatamas, suured kujud, suured kehad, aga tegelikult kui sa hakkad ka vaatama esiliiga nii-öelda mänge, siis tegelikult sa saad aru, et on väga palju lahedaid kujusid. Ja teine asi, mis esiliiga võib-olla selliseks huvitavamaks või värvilisemaks teeb, on see, et see kaart on palju laiem, et kui meil meistriliigas on põhimõtteliselt ainult Tartu ja Pärnu väljaspool Tallinnat, eks ole, siis esiliigas on neid võistkondi palju rohkem, mis on nagu üle Eesti laiali ja see iga väike kogukond seal taga, see annab jälle mingisugust värvi juurde, ütleme sellised küladevahelised mõõduvõtud või ütleme erinevate linnade vahelised mõõduvõtud ja sellised ragistamised, et see kõik sinna juurde. Jah, see tase on natukene madalam kui meistriliigas, aga ta ei ole nagu nii kriipivalt halb ka nüüd, et teda ei kannata vaadata, et see on nagu seda põnevust on oma jagu. Need Final Fourid, mis on olnud, eks ole, või finaalid, ütleme, seal 1000-2000 inimest saalis, et nad tulevad siin ikkagi mingi põhjusega, et mitte niisama mingisugust jura vaatama, et midagi seal ikka toimub, kindlasti saab jällegi asju paremini teha, saab huvitavalt teha, aga ma arvan, et see on väga selline, ikkagi huvitav nii-öelda ütlen, ma ei tea, mitte projekt, aga produkt nii-öelda, mida kannatab vaadata küll, millele kannatab kaasa elada ja mulle nagu täitsa meeldib see süsteem, et muidugi on asju, millega saab nuriseda, aga üldpilt on seal, ma arvan, päris huvitav ja okei. Lõpetuseks ma tahan sinult küsida seda, et mis edasi saab? Mis sinust edasi saab? Me kunagi ei tea seda, eks ole. Milliseks sinu karjäär võib kujuneda? Kas sul on plaanis lõpetada siin samas Haapsalu erilastest? Oled sa selle peale mõtlenud? Mis üleüldse Siim-Sander Vene karjääris, elus edasi võiks saada? 7:30 hakkab erilaste trenn, kõigepealt lähen sinna, siis vaatame edasi, mis saama hakkab elus, aga ei, eks vahepeal ikka heietad oma peas mingeid mõtteid, aga midagi nagu niimoodi ei ole olnud, et ma nüüd istun laua taha maha ja nüüd ma mõtlen välja, et nüüd ma hakkan nagu selles suunas minema, et konkreetseid eesmärke sul selles suhtes ei ole, sa võtad ikkagi sama? Jah, mul nagu ei ole selles mõttes põhieesmärk, ma arvan, peaks olema see, et kui kaua ma veel mängin, et mul ei ole nagu seda veel nagu, põlv on praegu valus küll, aga muidu seda valu nagu ei ole, et ma peaks nüüd juba hakkama ära lõpetama, et ühtepidi 2029 tundub nagu tore asi on ja mitte nii kaugest tulevikust, teistpidi see 4 aastat täna tundub nii kuradi kaugel, et ei kujuta üldse ette, mis selle aja peale saama hakkab. Aga samas läheb see päris kiirelt. No kiiresti läheb, kui me 4 aasta pärast vaatame, et just oli eelmine EM, siis see aeg läheb kindlasti kiirelt. Aga täna sinna välja mõelda, ma ei tea, see kaua see mängiasi veel kestab, loodetavasti 2-3 aastat ikkagi veel läheb, võib-olla 4-5 veab välja, ei tea, saab näha. Aga ei tea. Selge on see, et erilastega midagi kogu aeg toimub, see on ikkagi suke nagu ütleme, kui sa oled midagi nullist nii-öelda alustanud, siis selline kasulaps nii-öelda on kogu aeg kaasas sulle, ja mulle meeldib ka see, et kõik see asjaajamine ja see tegemine seal nagu taga ja näha, kuidas see areng toimub ja näha, kuidas kahjuks ma neid lapsi küll igapäevaselt ei näe, aga ikkagi, kui ma jälle suvi tulen ja näen neid poisse seal, siis on nagu ikkagi tore näha, toob vahepeal nagu naeru näole küll see, kui näed, et kuidas nad on edasi läinud ja arenenud ja jälle midagi uut kelgi õppinud ja uusi lollusid teevad ja kõik see, et ikka ta on nagu selline tore asi, mulle see meeldib, kus sinna juurde midagi veel, elame-näeme, et see, ütleme, need sama GM-i või need spordidirektori, need nagu ametid nagu tunduvad huvitavad, samas teistpidi ma ei ole seda päris kuragi korvpallis teinud, eks ole, ma kõiki neid valusid ja võlusid võib-olla ei tea, et ühtepidi see tundub huvitav, ma ei tea, agent, aga suure tõenäosusega midagi see ikkagi korvpalliga seoses on, et kunagi ei tea, mis elu toob ja võib-olla keegi tuleb mingi väga huvitava ja kaasaarva mingisuguse muu projektiga, mis on väljaspool sporti või mingisugusest teisest spordialast, aga seda nagu täna kuidagi planeerida või ette näha on nagu suhteliselt keeruline, et kui see tuleb, siis saab selle peale mõelda, kui see ei tule, siis suure tõenäosusega midagi korvpalliga seoses.
Okei, siis elame-näeme, eks ole. Paraku nii on, jah. Aga aitäh sulle, Siim, et sa olid nõus siia podcasti tulema, rääkima nendest asjadest. Sinuga oli väga tore rääkida. Ma soovin sulle edu nii Haapsalu erilastega kui sinu hooajal. Saa kiirelt terveks, loodetavasti näeme aastal 2029 vägevaid mänge tegemas. Ja aitäh sulle ja tänaseks lõpetame. Sumiseme edasi. Epic